kui ma sain selle esimese telefonikõne, lõpetasin selle kõne ja vaatasin tookord oma abikaasale otsa ning ütlesin, ta tappis ta. Ma teadsin seda kohe. Ema suurim hirm saab kinnitust, kui tema tütre uus abikaasa mõistetakse süüdi selles, et ta tappis naise nende Alaska korteris ja viskas seejärel surnukeha sademevee kanalisatsiooni. Meie vandekohus leiame, et süüdistatav Zaria Hildebrand on süüdi. Mul oli võimalus rääkida Soraya Barneyga, Hildebrandi emaga, pärast kohtuotsust ning küsida temalt Zarius Hildebrandi kummalise käitumise kohta nii tunnistajapingis kui ka väljaspool seda. Minu plaan oli peita oma naise surnukeha ja seejärel puhastada veri madratsilt ja selle ümbrusest. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Muide, kui sa seda vaatad ja tegeled sisu loomisega või postitad midagi sotsiaalmeediasse, siis võid mõelda, kuidas me jagame kõiki neid klippe nii kiiresti kõigi nende lugude puhul. Me kasutame selleks midagi nimega OpusClip. OpusClip on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Tehisintellekti abil loob OpusClip lisakaadreid. See kadreerib ümber videomaterjali ja puhastab isegi heli. See on nii lihtne. Lihtsalt külasta opus.pro või opus.pro sidebar. Registreerud, laad video üles ja mõne minutiga on sul ideaalselt monteeritud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelse jaoks. OpusClip on tõesti sinu kõik ühes lahendus. Tööriista nagu OpusClip omamine tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viraalseid kohtusaali värskendusi koheselt edastada. See on kõige võimsam tööriist ideede jagamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mina aadressile opus.pro/opus.pro komme poosipini, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. Ameerika Ühendriikide armee sõdur Alaskal mõisteti süüdi oma uue naise tapmises. Ta tulistas teda pärast õhtut, mil tähistas oma 21. sünnipäeva. Žürii leidis, et Zarius Hildebrand on süüdi kergemas süüdistuses, teise astme mõrvas, pärast umbes 10 tundi arutelu. Me rääkisime teile sellest juhtumist esmakordselt. Me rääkisime teile esmakordselt Hildebrandist ja tema naisest Sorayast enne tema kohtuprotsessi. Me andsime teile eelvaate sellest, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Aga 2 nädala jooksul saime teada palju šokeerivaid uusi üksikasju nende suhtest ja eriti just Hildebrandi enda kohta. Kui Hildebrand otsustas enda kaitseks tunnistusi anda, oli see tõeline vaatepilt. Ta tunnistas kõigest, alates oma naise petmisest kuni häirivate telefonipäringuteni. Kõik oli täiesti avalik. 2023. aasta augustis teatas Hildebrand, et tema 21-aastane abikaasa Soraya on kadunud. Paar, mõlemad sõjaväelaskogukonna liikmed, olid just eelmisel detsembril abiellunud. Hildebrand teenis 11. õhudessantdivisionis Joint Base Elmendorf-Richardsonis. Soraya oli Alaska maaväe rahvuskaardi liige ja teenis lahingumeedikuna. Ta töötas ka kohalikus restoranis nimega Bread and Brew. Ja siis jõuame laupäeva, 5. augusti juurde. Nad läksid koos sõpradega välja, et tähistada Zarius Hildebrandi 21. sünnipäeva. Kuid kui talle paaris liiga purjus olemise tõttu sissepääs keelati, läksid paar prokuratuuri uurijate sõnul ilmselt koju oma korterisse. Järgmisel päeval, pühapäeval, pidi Soraya minema oma restorani tööle, kuid ta ei jõudnudki sinna. Hildebrand andis lõpuks tema kadumisest teada esmaspäeval. Selles loos oli palju asju, mis lihtsalt ei klappinud. Näiteks väitis Hildebrand, et kui Soraya korterist lahkus, otsustades ilmselt pigem jalgsi minna kui autoga sõita, jättis ta oma mobiiltelefoni maha. Aga siis said Soraya töökaaslased hiljem tema telefonilt sõnumi, et ta on haige ega tule tööle. Kuidas ta oleks saanud selle sõnumi saata, kui ta oli juba teel välja ja tema telefon oli korterisse jäänud? Kriminaalkaebuse kohaselt eitas Hildebrand sõnumi saatmist, kuid ta ei osanud tegelikult seletada, kuidas need tema politseile antud ajajoonega kokku sobisid. Moodustati mitu otsingugruppi, kuhu kuulusid sõjaväelased, kogukonna vabatahtlikud ja Soraya ema Meredith Barney, kes liitus otsingutega. Ja meil õnnestus ka temaga rääkida. Ma mängin teile selle intervjuu uuesti ette. Kuid ka Hildebrand ise liitus otsingutega. Ja see oli ka veel üks huvitav aspekt, sest tagantjärele tunnistasid tunnistajad, et ta ei reageerinud olukorrale nii, nagu võiks oodata, et abikaasa sellises olukorras reageeriks. Ja pärast mitut päeva juhatas droonioperaator, kes piirkonda ülevalt läbi kammis, otsijad tormikanalisatsiooni juurde. Ja just sealt leiti Soraya keha, mis oli sisse topitud. Kuul haav peas. Seda kinnitas ka lahkamine. Kohtuistungi avakõnedes väitsid prokurörid, et paar tülitses, kui nad korterisse tagasi jõudsid. Väidetavalt seetõttu, et Soraya oli avastanud, et Zarius Hildebrandil oli armusuhe. Ja prokuratuur ütles, et tüni lõppes mõrvaga. Nüüd kaitse tegi midagi huvitavat. Nad tunnistasid, et vaadake, Hildebrand tõesti koristas vere ära. Ta peitis Soraya surnukeha, aga ta ei tapnud teda.
ei, tema advokaadid väidavad, et Hildebrand oli purjus, kurnatud, jäi magama ja ärkas siis üles, et leida oma naine surnuna juhusliku enesetekitatud kuulihaava tõttu. See oli kaitseteooria. Nüüd, ma kavatsen teile kogu selle intervjuu ette mängida, aga ma tahan teile kõigepealt ühe osa sellest ette mängida. Sest nagu öeldud, istusin ma maha koos Meredith Barney'ga, Soraya emaga ja küsisin temalt Zarius Hildebrandi kohta, milline ta inimesena oli, kuidas ta käitus pärast seda, kui tema uus pruut väidetavalt kadunuks jäi ning mida süüdimõistev otsus tema õigluse eest peetava võitluse jaoks tähendab. Oli mitu korda, kui me pidime temaga kohtuma, aga ta kadus lihtsalt ära või tal oli mingi vabandus. Ühel hetkel ütlesime mina ja mu õde, et läheme metsa otsima ja tema ütles, ärge minge ilma minuta, las ma võtan enne relva kaasa. Ja meie olime nagu, ei, aitäh, me saame hakkama. Me ei vaja, et sa tuleksid meiega relvaga, eks, sest mul oli juba see kahtlus sees. Nii et kõik, mida me tegime, lähtus sellest vaatenurgast. Ja tead, ma pidin ka tema sõbraks jääma, eks. See oligi ilmselt kõige raskem asi. Ma pidin püüdma tema kõrval püsida, et ta tunneks end toetatuna juhuks, kui tal peaks midagi kogemata välja lipsema. Ning püüdma temaga suhelda ja talle toeks olla. Isegi siis, kui ma ei usaldanud ühtegi asja, mida ta ütles. Sellepärast, kui mina ja mu õde läksime koos temaga otsingurühma, lasime tal ühel hetkel meid juhtida, et näha, kuhu ta meid ei vii. Aga tegelikkus on see, et see ei muuda minu jaoks midagi. See ei too mu tütart tagasi. See ei anna mulle kergendustunnet. See lihtsalt tähendab, et ta võetakse vastutusele, aga see ei muuda mu elu. Mu elu on ikka sama. Ta on ikka läinud. Olgu, nii et varsti näitame veel selle väga emotsionaalse intervjuu jätku. Aga enne kui me selleni jõuame, tahaksin konteksti loomiseks rääkida ühest selle kohtuprotsessi kõige ootamatumast osast. Zarius Hildebrand, süüdistatav, otsustas enda kaitseks tunnistusi anda. See on alati süüdistatava enda valik. Süüdistatav otsustab ise, kas ta teeb seda või mitte. See otsus muutis ta aga haavatavaks prokuratuuri terava ristküsitluse ees. Kuid põhiküsitlusel, see tähendab siis, kui Hildebrandi kaitsja esitas talle küsimusi tema varase elu, asendushooldus-süsteemi ja tema alkoholiga seotud mineviku kohta, ütles ta järgmist. Kui sa jood palju, ütlesid sa, et vahel tekivad sul mälulüngad. Sa mäletad seda? Jaa. Või sa mäletad ärkamist ja ei tea, mis juhtus? Jaa. Kas sa oled kunagi vaadanud videoid, kus sa ise teed asju, mida sa ei mäleta? Vahel küll, jah. Tavaliselt vaatasime oma telefoni pärast tööd, millest ma midagi ei mäletanud. Ja see oli mu tavapärane rutiin. Jaa. Kui sa palju jõid, siis mis tavaliselt juhtus peale mälukaotuse? Ma tavaliselt leian koha, kus magama minna. Kas on juhtunud, et sa magasid joomise ajal midagi täiesti maha? Jah, kui ma otsustan pikali heita, siis ainus asi, mis mind üles äratab, olen mina ise. Ma ärkan siis, kui ma tahan. Ja kaitse käsitles ka seda, mida prokuratuur väitis olevat selle surmava tüli põhjuseks Hildebrandi ja tema naise vahel. Nimelt seda, et ta pettis oma naist. Ma tahan natuke rohkem rääkida sinu suhtest Sorayaga. Ma tahan eriti rääkida ühest tüdrukust nimega Cheyenne. Olgu. Vabandust, kes on Cheyenne? Ta oli naine, kellega mul oli suhe. Ta elas Kentuckis. Kuidas sa temaga kohtusid? Me kohtusime siis, kui olin noorem, enne kui ma armeesse läksin. Kuidas sa suhtlesid Cheyenne'iga? Nii suhtleme Snapchatis. Millal sa hakkasid Cheyenne'iga personali Snapchatis suhtlema? Alguses ilmselt umbes 2020 aastal. Ja siis me nagu kaotasime kontakti ja siis taas ühendusime 2023 aastal. Mis kuul? Kas te taas ühendusite? Jah? Marts, aprill. Kui sa olid abielus Sorayaga, eks? Jah, proua. Kas te kunagi? Kas teil oli sellest kunagi juttu või kas Soraya võttis teid kunagi Cheyenne'i pärast ette? Ei. Kas peale Cheyenne'i olid veel teised tüdrukud? Ainult üks kord, jah.
kas Soraya astus sinuga kunagi vastamisi, kahtlustades, et sa teda petad? jaa. Jaa. Millal see oli? See oleks olnud umbes 2023 aasta aprillis või mais. Kuidas sa seda kuupäeva mäletad? Kuidas? Jaa. Mul on kalduvus kasutada, kui ma lähen väljale, et oma aastaid justkui dateerida. Ja me olime just hiljuti tulnud tagasi väljalt. Millal sa viimati 2023 aasta väljale läksid? 2023 aasta juulis. Ja enne 2023 aasta juuli väljaõpet, millal sa enne seda viimati väljale läksid? 2023 aasta veebruarist märtsini. See oli üsna suur väljaõppeharjutus. Kui mitu nädalat see kestis? 5. Kus see toimus? See oli, ma ütlen Fairbanks, sest ma ei tunne sisemaad eriti hästi, aga see oli, ma mäletan, et mu telefon näitas selle asukohaks North Pole'i. Kas sa võtsid oma telefoni õppusele kaasa? Mul oli see kaasas, aga kui me seda nimetatakse boksi minekuks, telefonid jäeti enamasti välja, sest see oli väga tõsine treeningukeskkond. Ja kas Soraya küsis sinult otse sinu petmiskalustuste kohta pärast sinu veebruari-martsi väliõppe Fairbanksis? Tegi küll. Kuidas see vestlus läks? Ta tahtis põhimõtteliselt lihtsalt teada, mis toimub ja miks, ning esitas tavalisi küsimusi, nagu miks sa mind petad? Kas sa tunned end süüdi? Jaa. Aga sa ütlesid, et sa jätkasid rääkimist Cheyenne'iga. Ma rääkisingi. Miks sa seda tegid? Sest mulle tundus, et oleks kahtlane, kui ma lihtsalt lõpetaksin temaga rääkimisi üldse. Nii et ma proovisin seda aeglaselt lõpetada. Nii tundus see Cheyenne'i jaoks vähem kahtlane. Kas Cheyenne teadis, et sa oled abielus? Ma ei usu, et ta teadis, ei. Ja Ja Hildebrand tegi kohtus, ma ütleksin, jahmatavaid ülestunnistusi, sealhulgas seda, et ta otsis oma telefonist pornot või külastas neid veebilehti pärast seda, kui ta leidis oma naise. Ma tahan sinuga rääkida mõnest asjast, mida me selles kohtuprotsessis oleme kuulnud selle kohta, mida sa oma telefonis tegid. Jah, proua. Kas sa mingil hetkel selle aja jooksul vaatasid oma telefonis pornograafiat? Jaa, proua. Miks sa seda siis tegid? Mina püüdsin leida lahutust asjades, mis varem mulle seda pakkusid. Ja kas pornograafia oli midagi, millest sa varem lohutust leidsid? Jaa, proua. Kas alkohol on olnud midagi, millest sa varem lohutust oled leidnud? Jaa, proua. Kas sa jõid sellel ajaperioodil? Jaa, proua. Miks sa jõid? Ma lihtsalt ei tahtnud olla. Kaine. Jah, Hildebrand kirjeldas täpselt, mida ta enda sõnul tegi pärast seda, kui ta väidetavalt ärkas ja leidis Soraya enda kõrval surnuna. Minu plaan oli peita oma naise surnukeha ja seejärel puhastada veri madratsilt ja selle ümbrusest. Nii et ma näitan teile need süüdistuse tõendid number 36. Kas sa tunned ära selle seisundi, milles nad olid? Jah, proua. Mis on? See on Fred Myersi kviitung ostetud asjade kohta. Mida sa ostsid? Vesinikperoksiidi, deodorandi, pihustuspudeli ja vatitikke.
milleks sa need asjad ostsid? Vesinikperoksiid ja pihusti olid selleks, et aidata ümbritsevaid alasid ja madratsid puhastada ning deodoranti ja vatitikke oli lihtsalt vaja. Mis sul peas toimub? Mis kellaajal sa selle ostu tegid sarjas? Õhtu alguses 6:12, nii on kviitungil kirjas. Ja mis sul peas toimub, kui sa lähed Fred Meyeri poodi neid asju ostma? Palju. Lihtsalt. Nagu palju tuimust. Ma lihtsalt ei teadnud, mida tunda. Ma tundsin kõike ja ma lihtsalt teadsin, et järgmine päev tuleb raske. Sest ma pidin peitsin oma naise keha ja siis koristasin meie magamistoas ümbruse ära. Ja lihtsalt ma teadsin, et see ei saa olema lihtne. Vaimselt ma teadsin, et see saab olema raske. Kuhu sa läksid pärast seda, kui käisid Fred Meyeris? Ma arvan, et ma läksin tagasi oma korterisse. Ja mida sa tegid? Sel hetkel hakkasin ma otsima. Hakkasin mõtlema, kuidas ma hakkan oma naise keha liigutama. Mis sul peas toimub? Ma mäletan, et tundsin iiveldust. Ma mäletan, et tundsin süüd, häbi. See oli nii, nagu ma ütlesin, tekitas nii palju emotsioone. Enne kõik lihtsalt tuimestasid mind. Kas sa tundsid end üksikuna? Jah, ma lihtsalt tundsin, et mul ei ole midagi ega kedagi. No sa mäletad, kas sa läksid kuhugi pärast seda, kui sa Fred Meyerist korterisse tagasi tulid? Jah, proua, ma läksin lõusi. See lähenemine koos osariigi stabiilsusega. 266. Vabandust, kas te tunnete ära osariigi tõendi number 266? Jaa, proua. Mis on osariigi tõend number 266? See on kvitang. See on prügikasti triitung. Mis? Olgu. 96 galloonine must 2 rattaga prügikast. Mis päeval see ost tehti? 6 augustil kell 8:11. Kas sina tegid seda? Kas sina ostsid selle? Jah, proua, mina ostsin prügikasti. Ja miks sa ostsid prügikasti? Et aidata oma naise keha liigutada. Kas sa tunned end selle ajal ikka veel tuimana? Ma ei tea, kas tuimus on õige sõna. Emotsionaalne ülekoormus oleks parem kirjendus. Ja sina, kas sa läksid koju? Jaa, proua. Pärast seda, kui sa käisid lõusis? Jaa, proua. Mida sa siis tegema hakkasid? Mine. Hakkasin oma korterit koristama. Sinu korterid? Jaa, proua. Kust sa koristamist alustasid? Alguses voodi ümbrusest. Jaa.
Siis tõstsin oma naise prügikasti ja hakkasin voodit puhastama. kuidas sa end sel hetkel tundsid, Darius? See tundus nii lugupidamatu teona. Lihtsalt lugupidamatus ja lihtsalt... Sellel hetkel hakkasin ma enda peale veidi vihastama. Lihtsalt. See lugupidamatus, viha ja siis veel rohkem häbi, rohkem reetmist. aga siis jõuad ristküsitluseni. Ristküsitluse ajal pani prokurör Hildebrandi tunnistama midagi väga olulist. Ta ei tea kindlalt, kas just tema oli see, kes päästikule vajutas või mitte. Te tunnistasite, ajasite seda keerukat valet, et teie naine on kadunud ja ütlesite kõigile, et ta on kadunud, sest muidu oleksid inimesed arvanud kõige hullemat. Jaa, proua. Mis on kõige hullem? See olukord, kus ma praegu olen. Mis on kõige hullem? Vanglas minek. Nad eeleksid, et sa tapsid oma naise. Jaa. Ja te olete tunnistanud, et pärast... Te olite sisuliselt seaduse meelevallas. Teil puudub selle õhtu kohta igasugune mälu. Jaa. Olgu. See relv teeb tulistades kõva häält. Ütle uuesti. See relv teeb tulistades tõesti kõva häält. Ma mõtlen võrreldes tavalise inimesega ja... Olgu. Mida sa pead silmas tavalise inimese all? Inimesele, kes pole suurtüki tulistanud, ütleme, et 9 mm pistoli pauk on vali, aga... Ja sa läksid magama oma naise kõrvale? Ma ei saa sulle kindlalt öelda, sest ma ei mäleta. Olgu. Ja sul pole aimugi, mis juhtus enne järgmist hommikut? Jah, proua. Vaatamata sellele, et naaber, tead küll, 80 jala kaugusel kuulis selle relva pauku. Kuhu sa sellega jõuda tahad? Tuba Olgu. Kuidas te teate, härra, et ta ei astunud teiega nende Instagrami ja Snapchati sõnumite pärast vastamisi? Et ei pannud talle relva vastu pead ega öelnud, et tapad teda? Kuidas te teate, et ei vajutanud päästikule? Ma ei tea. Sa ei tea. Ei, proua. Te tahate, et vandekohus usuks, et ta tegi seda ise endale. Vastuväide. See ei ole minu otsustada, mida vandekohus usub. Olgu. Hoolimata sellest, et ta oli muidu teie abielus õnnelik. Ja. Ja kamandas oma tulevikku. Ja. Ja sinu tulevikku. Ja. Ja püüdsin sinuga su sünnipäeval head õhtut veeta ning olin sulle andestanud varasema sõnumite teel petmise. Eks? Ja. Olgu. Nii et sa ei tea, et sa teda ei tapnud. Kas sa saad selle küsimuse uuesti sõnastada? Sa ei tea, et sa teda ei tapnud. Ma pole kindel, kas ma sellele vastasin. Seal on palju eitusi. See on lihtsalt keeruline. Kas te teate, kas te vajutasite päästikule, härra? Ma ei tea. Olgu, sest te ei mäleta tema surmast midagi. Ma tahan jõuda hommikuni, kui te ärkvate. Olgu. Kas te olite verest läbimärg? Ma ei olnud. Olgu, te olete näinud madratsi fotosid. Olen küll. Ja te laamasite temaga voodis. Ja, proua. Olgu, sa ei helistanud numbrile 911. Õige. Sa ei rakendanud elupäästvaid meetmeid. Ei, ma ei teinud seda. Olgu. Sa ei jooksnud välja abi küsima. Ei. Sa ei helistanud tema emale. Sa ei helistanud tema parimale sõbrale. Ei. Sa ei võtnud tema väeosaga ühendust. Ei. Sa hakkasid planeerima, kuidas end kaitsta. Ma ei ütleks seda nii, aga... Sa hakkasid planeerima, kuidas tema kehast lahti saada. Ma hakkasin planeerima, mida ma edasi teen.
12 inimesest koosnev vandekohus pidi otsustama, kas Zarius Hildebrand on süüdi või mitte. Talle esitati 4 süüdistust. 2 süüdistust tõenditega manipuleerimises, 1 esimese astme mõrvas ja 1 kergem teise astme mõrva süüdistus. Ja pärast umbes 10 tundi arutelu jõudis vandekohus oma otsuseni. Härra Hild Pruunis ülikonnas, palun tõuske püsti. Aseas Alaska osariik Zarius Hildebrandi vastu leiame meie vandekohus, et süüdistatav Zarius Hildebrand ei ole süüdi esimese astme mõrvas, nagu on esitatud esimeses punktis. Meie vandekohus leiame, et süüdistatav Zarius Hildebrand on süüdi kergemas kuriteos, teise astme mõrvas, nagu on esitatud esimeses punktis. Meie vandekohus leiame, et süüdistatav Zarius Hildebrand on süüdi teise astme mõrvas, nagu on esitatud teises punktis. Meie vandekohus leiame, et süüdistatav Zarius Hildebrand on süüdi asitõenditega manipuleerimises, nagu on esitatud 3. punktis. Meie vandekohus leiame, et süüdistatav Zarius Hildebrand on süüdi asitõenditega manipuleerimises, nagu on esitatud 4. punktis. Hildebrand ei paistnud kohtuniku otsuse ettelugemisele eriti reageerivat. Ta lihtsalt seisis seal ja pilgutas kiiresti silmi. Tema karistuse määramine on nüüd kavandatud 23. oktoobrile ja Alaska seaduste kohaselt teda võib oodata 15 kuni 99 aastani vangistust. Nagu ma ütlesin, oli mul võimalus taas kohtuda Meredithiga, Soraya emaga. Ja see oli tõesti valgustav intervjuu mitmel erineval põhjusel, kuna ta rääkis selle juhtumi erinevatest külgedest ja veelgi enam. Ta rääkis oma tütrest ning kaotusest kogukonnale, endale, sõpradele ja perele. See oli tõesti oluline vestlus. Vaatame. Meredith, aitäh, et tulid saatesse. Mul on hea meel sinuga kohtuda. Mul on siiralt kahju teie kaotuse pärast ja selle pärast, mida sina ja su pere läbi elate ning endiselt läbi elama peate. Ja ma tean, et see on väga valus, sest me räägime praegu kohe pärast kohtuotsust. Ma tahan alustada just sellest. Sinu reaktsioon sellele. Ma mõtlen, et see on enam-vähem see, mida ma ootasin. Ma arvan, et esimese astme mõrva on sellises juhtumis raske tõestada. Nii et ma arvasin, et me saame teise astme mõrva süüdistuse lähtudes tõenditest. Aga tegelikkus on see, et see ei muuda minu jaoks midagi, eks. See ei too mu tütart tagasi. See ei anna mulle kergendustunnet. See lihtsalt tähendab, et võetakse vastutusele, aga minu elu on ikka sama. Ta on ikka läinud. Kas kohtuprotsessi ajal oli hetk, mil sa kartsid, et vandekohus võib asuda kaitse poolele? Ma mõtlen, ta astus ise tunnistaja pingile. Kas oli hetk, mil sa kartsid, et nad ei pruugi teda süüdi mõista? Kindlasti, sest kunagi ei või teada. See on teiste inimeste kätes. Ja piisab vaid ühest inimesest, et vandekohus ei jõuaks otsusele. Nii et jah, see hirm oli kogu aeg olemas. Mida sa arvasid sellest, et ta tunnistas ja ütles, tead küll, ta tunnistas, et ta ei vastuta Soraya surma põhjustamise eest. Ta ei mäleta, mis juhtus. Ja samal ajal ütles ta, et tunnistas üles laiba kõrvaldamise. See oli uskumatult raske tunnistus, mida kuulata. Pehmelt öeldes šokeeriv. Mida sa arvasid sellest, mida tal oli öelda? Ma arvan, et mulle tundus loogiline, et ta ise tunnistusi andis. Ma arvan, et see oli tema ainus võimalus mingikski lootuseks, sest tema vastu on liiga palju tõendeid, mis ütlevad ja tõestavad, et ta tegi tema kehaga seda, mida ta tegi. Nii et ma arvan, et see oli ausalt tema ainus võimalus. Kui ma võtan vastutuse selle eest, mida nad teavad, et ma tegin, siis võib-olla nad näevad, et ma olen, ma ei tea. Mul oli tunne, et see oli tema ainus valik. Ma arvan, et ta pidi tunnistusi anna, et proovida mõrvasüüdistustest pääseda. Kui sa teda rääkimas kuulad, kas ta näeb välja, käitub või tundub nagu see mees, keda sa tundsid? Või tundub ta hoopis täiesti teistsugune inimene? Täiesti teistsugune inimene, kui ma teda esimest korda kohtasin. Detsembris enne seda, kui ta tappis, oli ta lihtsalt mängulisem, lõbusam. Ja kui ta oli tunnistaja pingil, oli ta lihtsalt väga külm ja kalkuleeriv. See lihtsalt meenutas mulle seda, kui ta mulle alguses helistas ja ütles, et ta on kadunud. See oli samuti väga külm, kalkuleeritud, jäik. Ma tundsin, et tema ütlused kõlasid väga päheõpitult. Ja see tunduski täpselt selline nagu mitte midagi. Seal ei olnud mitte midagi. Läbi harjutatud. Kas sa vaatasid talle silma? Kas ta üldse vaatas sinu poole?
absoluutselt mitte. Ma märkasin aeg-ajalt kõrvalpilku, aga mitte sellist otsest silmavaatamist, ei. Mis tunne on seda läbi elada? Mis tunne on niisugust kohtuprotsessi läbi teha ja kuulata neid uskumatult raskeid tunnistusi selle kohta, mis su tütrega juhtus? Kõik alates, tead küll, meditsiinilisest raportist kuni tunnistajate ja tema ütlusteni. Ma kujutan ette, et see on täiesti teistsugune emotsioonide tase. Kui sa saad jagada, milline see tunne on? Ma ei teagi, kas on olemas sõnu, mis seda kirjeldada suudaksid. See oli nii sürreaalne kogemus. Ma mõtlen, et kogu see asi on algusest peale olnud selline. Ja on kindlasti hetki, kus tabab sind, et jumal küll, kas see ongi praegu minu päris elu? Kas see tõesti juhtub minuga? Või tunne, et sa oledki nagu päriselt mingis telesaates. Siin on need eksperttunnistajad. Nad on nii targad ja nii väljendusrikkad. Ja ma olen seda 100 korda telesaadetes näinud, eks. Ja siis mõtledki, kas see on päris elu, kas see tõesti juhtub. Nii et kogu selle protsessi jooksul oli kindlasti teatud tasemel dissotsiatsiooni ja eemaldumist, et suuta selles olukorras kohal olla. Aga selles oli ka midagi ilusat. Kuulda, kuidas inimesed räägivad minu tütrest ja saavad jagada oma kogemusi temaga. See jääb mulle alati väga eriliseks. Nii et justkui midagi ilusat keset õudusunenägu, aga see oli ebareaalne, see oli raske. Ma ei tea, kas ma oleksin suutnud veel ühe päeva elada selles teadmatuses ja emotsioonide keerises ning proovida selles olukorras olla, aga see on raske. Millist vastukaja oled saanud? Ma mõtlen, sa kuuled nii paljusid inimesi rääkimas nii armastavalt Sorayast. Kas kogukond tuli sind toetama? Kas sõbrad, perekond tulid sind toetama? Milline tugivõrgustik sul on olnud? Ja sa tead, sa kuuled inimesi sinu tütrest nii soojalt rääkimas. Isegi mulle temast lugedes tundus ta uskumatu inimesena. Kas sind üllatas, kui said tema kohta midagi uut teada? Kas oled saanud palju toetust? Kuidas see on olnud? Mul on olnud palju toetust. Mul vedas, et 2 minu kõige lähedasemat sõpra tulid siia. Mu vanemad on siin olnud, mu õed-vennad on siin olnud, mu poeg oli kogu aeg kohal. Ta jättis vahele need päevad, kui pilte näidati. Aga nii paljud inimesed on ühendust võtnud, isegi need, keda ma ei tunne. Ma mõtlen, et algusest peale, sellest hetkest, kui kõik algas, on olnud nii palju toetust ja nii palju inimesi, kes on minu ja mu pere ümber koondunud. See on suurepärane. See on tõesti suurepärane. Milline Soraya oli? Tead, mõnikord see kipub sellistes juhtumites kaduma minema. Räägitakse nii palju kohtuprotsessist, tõenditest, kaitseväidetest ja vaidlustest. See läheb kaduma, kes see inimene tegelikult oli, kes meilt ära võeti. Milline ta oli? Mida sa tahad, et inimesed Soraya kohta teaksid? Ma mõtlen, ta oli imeline, ta oli väga lõbus, ta oli nii empaatiline ja kaastundlik. Ja ta oli tõesti sihikindel. Ta tõesti tahtis oma eluga midagi saavutada. Ta oli meie perega väga lähedane. Ta oli lihtsalt, ma olin tema üle nii uhke. Tal ei olnud kõige lihtsam elu ja ometi oli ta alati nii rõõmus, alati valmis kellegi jaoks olemas olema, alati naeris, püüdis alati head tuju hoida. Kui sa veetsid aega Sraiga, siis teadsid, et sul saab lõbus olema. Ta tundus olevat mitte ainult uskumatult hea ja lõbus inimene, nagu sa ütlesid, vaid ka väga sihikindel inimene. Milline oli sinu suhe temaga? Me olime tõesti lähedased. Ma jäin teda ootama, kui olin 17-aastane ja seega me tõesti nagu kasvasime peaaegu koos üles. Nii et meil oli tõesti lähedane side. Ta oli nii minu moodi ja see hirmutas mind ja tegi mind samal ajal õnnelikuks. Kas sa mäletad viimast vestlust temaga? Jah, ma rääkisin temaga sel õhtul, kui nad läksid tema sünnipäeva tähistama ja me lihtsalt rääkisime sellest. Ta ütles mulle, et ta oli elevil. Ta oli nii kinni selles, et ta saaks selle marineeritud kurkide riiuli. Me rääkisime sellest palju ja olime tõesti elevil, sest me rääkisime asjadest, mida ta tahtis teha, sest me olime. Meil oli plaanis 2 nädalat hiljem minu sünnipäevaks Alaskale minna, et veeta temaga nädal. Nii et me rääkisime palju sellest, mida me teeme, millistesse restoranidesse ta tahab meid viia. Oli lihtsalt nii palju elevust.
kui ma temaga viimati rääkisin, oli temas nii palju ootusärevust, nii palju, mida põnevusega oodata. see oli lihtsalt tavaline vestlus temaga, aga samas olime me väga elevil. kas ta kunagi mainis selle aja jooksul, et tal või Saariusega oleks probleeme? ma mõtlen, kas midagi sellist. Ainus asi, mida ma tean, on see, et ta jagas minuga kord infot millegi kohta, mis oli tema perekonnas juhtunud ja ta sai tema peale väga pahaseks, aga ta ütles, et nad rääkisid sellest omavahel läbi. aga see oligi tõesti ainus asi, millest ta minuga rääkis. aga mis sellest ideest, et tal oli suhe kellegi teisega? kas seda kunagi kahtlustati? ei, ta ei jaganud seda minuga kunagi, sest ta teab, et mul oleks selle kohta tugevad tunded. muidugi, arusaadav. minu jaoks isiklikult ei ole see üllatav. aga see polnud kunagi miski, mida ta minuga arutas, mida ma täiesti mõistan. kui sa ütled, et sa ei olnud selle üle üllatunud, mida sa mõtled? kas olid mingid ohumärgid, mida sa nägid ja võib-olla talle ütlesid? Mitte, et ma oleksin talle seda öelnud, ma olen lihtsalt rohkem nagu ma olen terapeut ja üks asjadest, millega ma tegelen, on probleemne seksuaalkäitumine. ja ma arvan, et kui abielluda nii noorelt, kui sul on selline taust, näiteks tema kiindumussuhete ajalugu, siis tekivad seal kindlasti kiindumushaavad. ma arvan, et ma mõtlen lihtsalt selliseid asju, mind see kliinilisest vaatenurgast ei üllata. kas see on arusaadav? jah, see on täiesti arusaadav. kui sa temaga enne seda kõike rääkisid, kas ta kunagi ütles midagi, mis pani sind mõtlema, midagi, mis tundus imelik või näitas tema teistsugust poolt? kas sa mõtled nendele vestlustele tagasi? ausalt öeldes mul ei olnud temaga eriti palju vestlusi. enamik minu suhtlusest oli Sorayaga. ma tõesti otsisin midagi, me veetsime temaga jõulude ajal paar päeva koos. ja siis tead, meil oli see nädalane reis plaanis, kus see pidi toimuma. ausalt öeldes tahtsin ma teda lihtsalt vaatama minna ja uurida, kuidas tal läheb, sest ta oli nii noor, kui ta abiellus. aga ka selleks, et teda natuke rohkem tundma õppida, sest ma rääkisin temaga iga päev. temaga ma kindlasti iga päev ei rääkinud. tagasi tulles selle juurde, kui ma selle juhtumiga esimest korda tegelesin ja lugesin selle kohta, tead küll. minu jaoks jäi väga silma see, millised vestlused sul temaga pärast seda olid, kui ta, tead küll, see oli minu jaoks väga-väga huvitav ja ma tahaksin, et sa sellest rohkem räägiksid. oli midagi imelikku selles, kuidas ta käitus, kuidas ta end üleval pidas ja kui sa nüüd tagasi vaatad, siis mõtled, et ta lihtsalt teeskles pärast seda, kui Soraya kadus, eks? kas sa saad sellest rääkida? millised need vestlused olid? kui sa tagasi mõtled, siis ütlesid, et see oli väga külm ja kalkuleeritud. mida ta tegi? mida ta ütles? see oli pigem selles, mida ta ütles, mis oli hullumeelne. kui ma selle esimese telefonikõne sain, lõpetasin selle kõne ja vaatasin otsa oma toonasele abikaasale ning ütlesin, ta tappis ta. ma teadsin seda kohe. sa ütlesid seda? jaa. nii et asi polnud selles, mida ta ütles. jah, ta oli väga robotlik ja ei kaldunud oma loost kõrvale. aga asi oli rohkem selles, mida ta ei öelnud ja kuidas ta kohal ei olnud. näiteks, ta ei saanud meiega politseijaamas kokku, ta pidi plakateid üles panema, ta ei ilmunud kunagi kohale. oli mitu korda, kui me pidime temaga kohtuma, aga ta kadus lihtsalt ära või tal oli mingi vabandus. ühel hetkel ütlesime mina ja mu õde, et läheme metsa otsima ja tema ütles, ärge minge ilma minuta, las ma võtan enne relva kaasa. ja meie olime nagu, ei, aitäh, me saame hakkama, me ei vaja, et sa tuleksid meiega relvaga, eks, sest mul oli juba see kahtlus sees. ja nii, et nagu kõik, mida me tegime, lähtus sellest vaatenurgast ja tead, ma pean ka tema sõbraks jääma, eks. nii et see oli ilmselt kõige raskem asi. ma pidin püüdma jääda tema kõrvale, et ta tunneks end toetatuna, juhuks, kui tal midagi kogemata välja lipsaks ning püüdma temaga suhelda ja teda toetada. isegi kui ma ei usaldanud ühtegi asja, mida ta ütles. sellepärast, kui mina ja mu õde läksime koos temaga otsingurühma,
Lasime ühel hetkel tal meid juhtida, et me saaksime otsida neid kohti, kuhu ta meid ei viinud. see on nii huvitav ja lihtsalt selguse huvides, kas sa ei tahtnud, et ta relva võtaks, sest sa kartsid oma turvalisuse pärast, et ta võib midagi teha? 100%. Nii et kui ta arreteeriti, ei üllatanud see sind üldse. Ei üldse mitte. Kuidas oli töötada õiguskaitseorganitega ja suhelda prokuröridega kogu selle aja jooksul? Tegelikult on nad olnud väga toredad. Ma ei ole just kõige kannatlikum inimene. Selle protsessi käigus olen kindlasti kannatlikust õppinud. Aga teate, detektiiv Clark oli imeline. Ta oli algusest peale imeline. Detektiiv Albi oli samuti, need kaks olid nii toredad. Ja siis Brittany Dunlop ja Kayla, nemad on kogu selle aja jooksul olnud suurepärased. Ma kuulsin nende kirge ja seda, kuidas nad rääkisid. Mul on kogu aeg miljon küsimust ja ma tahan kõiges osaleda. Ja mitte kordagi ei olnud nad minu ega minu soovi pärast andmeid ja infot koguda ärritunud. See on olnud suurepärane, kuigi ka frustreeriv, sest protsess oli nii pikk. Ja ma lihtsalt arvan, et kriminaalõigussüsteem võib üldiselt olla frustreeriv protsess. Aga 100%. Nad olid, nad on. Nad on olnud suurepärased. See on olnud hea. Kui sa saaksid temalt midagi küsida, kui sa tahaksid, ja ta oleks selle suhtes aus, kui sa saaksid temalt midagi küsida ja proovida saada vastust millelegi, mida sa tahad teada, siis mida sa temalt küsiksid, kui sul oleks see võimalus? Ja tema jälle, kui ta oleks selle suhtes läbipaistev ja aus. Ma ei küsiks temalt midagi. Ma ei taha kuulda midagi, mida tal öelda on. Kuula, see on uskumatult kurb juhtum. Mul on väga kahju sellest, mida sina, su pere, kogukond ja su sõbrad läbi elavad. Ma tean, et sellest pole lihtne rääkida, aga sa oled uskumatult tugev. Mul on nii hea meel, et sain võimaluse sinuga rääkida ja Sarai kohta veidi rohkem teada saada, et ka meie vaatajad teavad nüüd Sarai kohta natuke rohkem, sest mõnikord see kipub kaduma. Soovin sulle ainult parimat ja mõtlen sinu peale, kui sa selle uue peatüki ette võtad. Ma tean, et sa ütlesid, et see lõpetab selle kohtuasja. See on omamoodi vastutusele võtmine. See ei too su tütart tagasi, aga ma soovin sulle tõesti ainult parimat ja hindan väga, et sa tulid sellest rääkima. Ja loomulikult. Aitäh sulle. Ja see ongi kõik, mis meil praegu teile siin Sidebaaris on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcasti kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.